Selle video teema on taimeraku ehitus. Selles videos ma räägin teile, mis osadest koosneb taimerakk ja mis on iga tema osa funktsioon. Taimerakk on ümbritsetud rakumembraaniga. Rakumembraan on õhuk- ja fosfaatidest ja glükolipiididest moodustunud lipiidide kaksikkiht, mis eraldab rakku teda ümbritsevast keskkonnast ning reguleerib molekulide voolu rakust välja ja raku sisse. Ta kaitseb raku sisekeskkonda. Lisaks rakumembraanile ümbritseb taimerakku ka rakusein. Rakusein asub rakumembraanist väljaspool ja ta tagab taimerakule strukturaalset toetust ja kaitset ja lisaks käitub ka filtermehhanismina. Plasmodesmid on mikroskoopilised tsütoplasma sillakesed rakuseinas, mis ühendavad taimerakke omavahel ning võimaldavad rakkude vahelist transporti. Taimerakku täidab tsütoplasma. Tsütoplasma on raku kogu elusisu, välja arvatud rakutuum. Tsütoplasma ise koosneb rakuvedelikust, valkudest, mikrotuubulitest ning rakuorganellidest. Raku kõige tähtsam osa on rakutuum. Rakutuum on kahekihilise membraaniga ümbritsetud rakuorganell, mis esineb tsütoplasmas vaid eukaryootidel. Rakutuum hõlmab umbes 10% raku kogu ruumalast ning sinna on koondunud peaaegu kogu rakus olev geneetiline materjal. Rakutuuma ülesandeks on säilitada ning edasi anda geneetilist materjali ning kontrollida raku elutegevust läbi geeniekspressiooni. Rakutuuma katab tuumaümbris. Tuumaümbrist läbistavad teatud vahemaade tagant umbes 100 erinevast valgust koosnevad tuumapoorid. Tuumas esineb erinevaid tuumasiseseid kehi, millest tähtsam ja ka mikroskoobis enim märgatav on tuumake. Tuumakese peamine ülesanne on ribosoomi suupühikute moodustamine ribosomaalset RNA-st ja valkudest. Tuumas sisaldub kõrgelt viskoosne vedelik, mille nimi on karyoplasma. Kõikides eukaryootsetes rakkudes on olemas endoplasmaatiline retikulum ehk tsütoplasma võrgustik. Endoplasmaatiline retikulum jaguneb kaheks, siledapinnaline ning karedapinnaline. Karedapinnaline endoplasmaatiline retikulum on seotud ribosoomidega, mistõttu on ta elektronmikroskoobis nähtav karedana. Ribosoomid osalevad valgusünteesis. Üks rakuorganellidest on lüsosoom. Lüsosoom on ühekordse membraaniga ümbritsetud põieke, kus lagundatakse makromolekule ja rakustruktuure. Raku energiajaamadeks on mitokondrid. Mitokondrid on raku energiat tootvad organellid, mis on ümbritsetud kahe membraaniga. Mitokondrites viiakse lõpule glükoosi lagundamine ja sünteesitakse makroergilisi ühendeid. Golgi kompleks on tsütoplasma võrgustikuga seotud rakuorganell. Golgi kompleksis toimub valkude ja lipiidide töötlemine, spetsiaalsetesse vesiikulitesse pakkimine ning seejärel lõplikesse sihtkohtadesse saatmine. Vesiikul on suhteliselt väike, tavaliselt veega täidetud põieke raku tsütoplasmas. Vesiikulite ülesanne on ainete transport või säilitamine raku sees. Peroksüsoom on rakuorganell, mis sisaldab palju ensüüme. Need ensüümid kiirendavad paljusid rakkudes esinevatest reaktsioonidest. Igas taimerakus on olemas vakuool. Vakuool on taimede rakkude organell, mis täidab seedeorgani ülesandeid. See on seotud osmootse rõhu reguleerimisega ja eritusega. Samuti on taimerakkudes olemas kloroplastid. Kloroplastides toimub fotosüntees. Nendest neeldub päikese kiirgus ning vee ja süsihappegaasi abil toodetakse suhkruid. Kloroplastid annavad taimedele iseloomuliku rohelise värvuse. Ma loodan, et see teema sai nüüd teile selgemaks. Aitäh tähelepanu eest!